Häirekeskus kuuleb, tere, mis juhtus? Ei tee mu emaga midagi viga. Kui vana su ema, kas sa oled ema kõrval praegu? Ei, mu ema on voodis, aga ta on midagi viga. Kas ta räägib sinuga? Ei, ta ei saa rääkida. Aga ennem oli kõik korras või? Ei, eile tuli kõik korral, aga täna, kui ma ärkasin, siis ta hakkas tegema, suust tuli vahtu ja niimoodi. Tol hetkel 8-aastane Hugo Mikk päästis möödunud suvel kõnega häirekeskusesse oma diabeeti põdeva ema elu. Mäletan, et mul emal suhkur läks madalaks, ma pidin helistama kiirabisse kähku. Sel saatuslikul päeval tabas tema ema insuliinipumpa tehniline rike. Pumba andur näitas, et veresuhkur on kõrge, mis tõttu süstis see terve öö talle insuliini. Tegelikult oli aga veresuhkur hoopis madal ning insuliin muutis selle veel madalamaks. Hommikuks oli naise seisund eluohtlik. Kiirabi elustas mind tund aega hommikul ja see on pilk päästja silmis. Et kui ma silmad lõpuks lahti tegin ja teadvusele tulin, et see pilk jääb mul eluks ajaks meelde, kui inimene vaatab selle otsa ja ütleb, et sa oled elus. Et see tund aega tegelikult oli see võitlus minu elu eest. Ja ma täna siin ei oleks, kui last ei oleks olnud. Ma küsin sinu käest veel niimoodi üle, et juhul kui nüüd emme viiakse haigla, kas sul on ka kellegi juurde minna? On sul vanaisa kuskil või keegi veel? Või? Ei ole, ma ei tea, mu isa helistas tagasi, ma helistan talle tagasi, kas ta võiksid olla tasa. Kas kõik toimus hästi kiiresti? Jah, toimus küll kiiresti ja siis kui nad tulid, siis mul koer hakkas haukuma ja ulguma hakkas. Kas sa siis pidid koera ka veel rahustama? Ei, ma panin ta ukse taha kinni, et ta ei ulguks. Vahest juhtub ka nii, et abi tuleb kutsuda hoopis ise endale. Nii juhtus ka 9-aastase Saaraga, kes läks mänguväljakule mängima ja jäi sinna ootamatult kinni. Ühe pulga peal olid ringid, siis mu jope jäi ühe ringi nagu taha kinni ja siis ma rippusin seal. Mis siis edasi sai, kui sa olid selle kõne ära teinud? Ma olin natukene närvis, sest ma ei tea, kas nad tulevad üldse. Läks õnneks tulid? Päästjad aitasid Saara kiiresti alla ning arstid vaatasid tüdruku üle. Õnneks pääses ta ainult kerge marrastusega. Häirekeskus kuuleb, tere, mis on juhtunud? Tere, mis maja põleb? Maja põleb. Maja põleb! Mis aadressil see maja põleb? Ma ei tea, kas see on kõrval. See on inimene sees. Öelge, et ei läheks keegi sisse, ei paneks ennast ohtu. Kas see on puidust maja või? Tänaseks 14-aastase Marie sünnipäev võttis ootamatult traagilise pöörde. Paar tundi enne sünnipäeva läks Marie koos isa ja vennaga õuepauguteid laskma. Ühtäkki märkasid nad aga kõrvalmajast leeke. Pääste jõudis alles nii hilja, et see mees ei oleks olnud elus enam. Siis läksid mu isa ja tema 2 venda majja ja tõid selle mehe välja. Ja siis ma pidin seda mees soojendama ja. Kui suurt hirmu sa ikka sellel hetkel tundsid, kui sa neid leeke nägid? Väga suurt hirmu. Ma ei teadnud, ma ei uskunud, et see mees ellu jääb. Tänu Marie julgusele pääsesid kõik eluga. Naabrimehe seisund oli kriitiline, kuid ta jäi elama. Ma ei oleks arvanud mitte kunagi, et ma helistama pean. Ma arvasin, et kõik on lihtsalt nii kuidagi turvaline. 11-aastane Maribel Johanna päästis kõnega 112 oma sõbranna. 2 tüdrukut läks hobustega metsa ning üks neist libises õnnetult. Sellel ajal siis mu sõber kukkus ka ise selili ja sai tugeva peapõrutuse ja sellest järgnesid krambid. See oli kindlalt šokk minu jaoks. Ma olin hüsteerias ja ma olin ikka, ma kartsin väga, et midagi läheb nüüd väga halvasti. Tüdruk suutis siiski jääda hämmastavalt rahulikuks ning juhatada kiirabi metsa õigesse kohta. Ma olin täiesti šokis samamoodi, ka terve minu päev oli justkui nagu, et vaip oleks nagu altamatud, sest et see Maribeli sõbranna on ka minu jaoks äärmiselt kallis inimene ja ega ta oli ikka kohutav šokk, aga ma olen Maribeli üle äärmiselt uhke, et ta oli nii selge selles olukorras, et paljud inimesed ei suuda siiski isegi helistada või rääkidagi, kus nad on. Kuidas sõbral täna läheb? Hästi, elus, terve. Kas ta on sulle öelnud ka, et kui tänulik ta sulle on? Jaa,
ta on väga tänulik ja ta ema ka ja üldse kõik on väga tänulikud. Kokku sai täna Häirekeskuse poolt tunnustuse 13 last, kes kõik väärivad kangelase tiitlit.